Et kui me siin näiteks kümnendeid pidi edasi liigume ja kui me seda Peterburi juba mainisime, siis meil on siin ka väljas üks Andrei Jegorovi teos 20. aastatest, et me oleme Andrei Jegorovi kõikvõimalike erinevate hobuste ja saanisõitjate tõlgendustega ju vägagi tuttavad, et siin on minu jaoks isegi midagi sellist prüügellikult miniatuurset selle töö peale, et mida sa selle kohta räägiksid? Jegorov on selles mõttes huvitav kunstnik, et ta tuleb hoopis teistsuguse tagapõhjaga, teistsuguse arusaamaga, mis asi maalikunst on, mis eesmärke ta peab teenima. Ja seetõttu tema loomingust on kerge üle vaadata, kuna ta ei kuulu kaanonisse, ta ei jaga neid printsiipe, mida üldiselt Eesti maalikunstnikud jagasid. Ta on palju ühelt poolt realistlikum, margisem, ka konkreetsem, ta ei hajuta värve, ei kao kuhugi abstraktsetesse värvikooslustesse ära, aga seda huvitavam on jälgida seda hoopis teistsugust kunstniku käekirja. Ja nüüd antud tööl, mis torkab silma, on muidugi see konkreetsus või täpsus, et tänu sellele tööle mõned tööd on sellised, mis mõjuvad nagu ajamasin, sa lähed ühte teise aegruumi ja see on teistmoodi aegruumi minek kui foto puhul, mis annab ka sulle dokumentaalse tõeväärtuse, vaid Jegorov tabab teatud meeleolu, teatud varjondeid, teatud nüansse, mis foto peale kunagi ei jää. Jegorov on üldse meil sellel oksjonil natukene põhjalikumalt esindatud, et Jegorovilt on ka väljas, ma nüüd hüppan siit 20. aastatest küll 50. korraks, et võib-olla seda autori plokki nagu ühes kõneruumis hoida, aga ka 51. aasta selline suure formaadiline sotsrealistlik teos, mis minu arvates on äärmiselt põnev selline ajalooline või ajalooliste vastuolude ja ühiskondlike vastuolude alltekste kandev töö. Jah, sageli sääraste kunstiteoste puhul, mis on ilmselgelt seotud ajastuga, kus nad on valminud, seal me võib-olla ka liiga palju keskendume sellele ajastule, et lõpuks, kui inimene elab selle tööga koos, siis tema seda maali vaadates tahab ju näha mitte ainult 50. 40. ja kogu seda ajastut, vaid ta tahab näha, mis on sellel tööl endal öelda. Ja Jegorovi puhul see ümberlülitus ei olnudki võib-olla ümberlülitus uutele ametlikele nõudmistele, vaid kui me vaatame seda teost lähemalt, siis erinevalt väga paljudest Eesti autoritest see kõik tuleb loomulikult. Inimeste kujutamine, selline kuldse meeleolu, optimistliku meeleolu kujutamine on ka juba varem tema loomingust hästi tuttav ja ka see monumentaalsus, see suurus, mis jällegi Eesti kunstis on haruldane. 30. veel Richard Uutmaa imestab, et miks nii harva inimgrupp Eesti kunstis on, Jegorovi kunstis on juba varem ja nüüd ta mõjub veenvana selles suures mõõtkavas, mida ei saa öelda paljude teiste samas laadis töötada üritanud autorite kohta.